Kui sa kunagi vajad õppetundi selle kohta, kuidas riiki mitte juhtida, siis küsi lihtsalt Vladimir Putini käest. Oma kinnisideest Ukrainaga haaratuna on Putin lasknud Venemaal allamäge minna. Ta üritas seda muidugi varjata. Mitu aastat näis, et Venemaa majandus on üllatavalt vastupidav sanktsioonide mõjule ja rahaneelule, milleks Putini sõda oli kujunenud. Aga nagu paljud Venemaa sportlased varemgi, oli ka riigi majandus dopingu peal. Nüüd on süda üles söölnud. Sellele seisundile, kuhu Putin on oma riigi viinud, pole ravi ning selle probleemi üks silmatorkav sümptom. 2026 aasta suvel on kütusepuudus üle kogu Venemaa. Viimase enam kui 4 aasta jooksul on Putin teinud suhteliselt head tööd, kaitstes Venemaa elanikkonda tema enda algatatud sõja eest. Tõsi, läänes toodetud kaugmaarakettide jõudmine Ukrainasse pani piirialad ohtu, kuid see oli väike probleem. Need piirkonnad pidid niikuinii konfliktiga arvestama, olles Ukrainale nii lähedal. Ukraina kaugründedroonide võimekuse areng oli suurem probleem. Umbes alates 2024 aastast on need droonid hakanud üha sügavamale Venemaale ilmuma. Kuid siiski oli sõja tegelik mõju varjatud. Aastaid tundus Venemaa majandus tugev ja kütuse probleeme polnud. Aga 2026 aastal muutus kõik. Venemaa töötab viimaste aurude peal ja seda mitmes mõttes. Sõna otseses mõttes teatab Politico, et 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatab nüüd kütusevarustuse probleemidest. Miljonid venelased peavad toime tulema vastumeetmetega, mis ulatuvad kütuse normeerimisest kuni täieliku keeldumiseni müüa kütust kellelegi, kes ei kuulu sõjaväe või hädaabiteenistuste hulka. Kriis on sügav ja see võib olla esimene tõeliselt vältimatu märk Putini sõjast, millega kogu Venemaa on sunnitud silmitsi seisma. Kuna Ukraina droonid ründavad üha rohkem naftarafineerimistehaseid, hävitavad ladusid ja isegi kütuseautosid, kui need liiguvad läbi okupeeritud alade, levib Vene elanikkonna seas hirm. Üks naine nimega Irina ütles Al Jazeerale: "Mind hirmutab sügavalt see ebakindlus ja arusaamatus, kuhu olukord liigub." Moskva elanik Igor lisas: "Ma arvan, et asjad võivad kontrolli alt väljuda, kui kriis sunnib suuri tööstusi sulgema." Igor ei tea, kui õigus tal tegelikult on. Nii kahjulik kui Venemaa kütusekriis ka pole, Putini poolt aastaid hoitud Ukraina sõja kuvandile tema enda territooriumil on see kütusekriis vaid palju laiemat probleemi sümptom. Fortune'i andmetel on kuni 25% Venemaa rafineerimisvõimsusest rivist väljas. Ja on teateid, et inimesed ootavad tanklates 18 tundi või rohkemgi, lihtsalt selleks, et saada võimalus oma autole kütust tankida. Probleemid, mida Vladimir Putin on nii kaua üritanud varjata, on nüüd kõigile selgelt näha. Kütusekriis on pahaloomuline märk haigusest, mille loomisele Vladimir Putin ise kaasa aitas. Nagu see lipitsev juhi hale vabandus, kes ta on, üritab Vladimir Putin nii varjata toimuvat kui ka harukordselt tunnistada, et võib-olla, just võib-olla, on Venemaa, selle kütusetööstuse ja kogu majandusega midagi väga valesti. 28. juunil tegi Kreml suure numbri sellest, kuidas Vladimir Putin kutsus tippametnikud kokku, et arutada Venemaa kütusekriisi. See ei tähenda suurt midagi. Vladimir Putin on Venemaal toimuvast nii kaugenenud, et parim, mida ta suudab teha, on probleemile osutada ja käskida teistel see kuidagi ära lahendada. Vladimir Putin üritab teeselda, et ta ei ole tegelikkusest kaugenenud ja et ta suudab Vene rahvaga samastuda, tunnistades, et need taristurünnakud, mida ta enam varjata ei suuda, avaldavad mõju. Ta ütleb, et Venemaa kütusevarudes on teatav puudujääk, kuigi ta väidab, et see ei ole kriitiline. Miljonite venelaste jaoks, kes peavad toime tulema tühjade tanklatega, tundub see siiski üsna kriitiline. Need puudujäägid halvavad ettevõtjaid, kes ei saa ilma bensiinita oma firmat juhtida, ning emasid nutvate inikutega, kes ei saa oma autosid tankida, et lapsi lasteaeda viia. Aga siin muutubki kogu see olukord Putini jaoks tõeliselt tõsiseks. Kütusehinnad Venemaal tõusevad. Ja need tõusvad hinnad mõjutavad Venemaa inflatsioonimäära ning Venemaa keskpanga sõnul kestab see mõju palju kauem kui varem. Politico toob selle kõik välja, märkides, et olemasolev valitsuse kokkuleppe suurte naftafirmadega hindade vaos hoidmiseks võib aidata ametlikke hindu madalal hoida. Kuid üksikjuhtumite põhjal tehtud tähelepanekud viitavad sellele, et mitteametlike kütusemüükide arv kasvab koos suurte juurdehindlustega, mida ettevõtted paratamatult oma klientidele edasi annavad. Mõju on vältimatu. Kui ettevõtted teevad rohkem maksma, maksavad selle lõpuks inimesed ise kinni. Putini jaoks on selline uudis nagu südamerabandus, mis võib iga hetk tulla, kuid tegelikult on see olnud Venemaa majanduse täpne kirjeldus alates Ukraina sõja algusest. Venemaa kütusekriis võib olla kõige ilmsem asi, mida Putin enam oma rahva eest varjata ei suuda. Siiski on majanduslik kaos, mis selle kriisi järel päevavalgele tuleb, Putini jaoks palju suurem probleem.
Putin on paljastatud kui mees, kes on aastaid Venemaa majanduse südamesse steroide süstinud. Nüüd on see süda peaaegu valmis lõhkema. Teeme asjarännaku tagasi aastasse 2023. Selleks ajaks oli Ukraina sõda kestnud umbes aasta ning lääneriigid olid ühiselt kehtestanud hulga sanktsioone, mille eesmärk oli Venemaad karistada, halvates tema majanduse. Aga Vladimir Putinil oli plaan. Nagu arst, kellel on süstal täis jõudlust parandavaid aineid, kavatses ta Venemaa majandust turgutada, muutes selle sõjaaegseks sõjatööstuskompleksiks. Samm, millega Moskva suutis täielikult segadusse ajada vaatlejad, kes arvasid, et riik kukub pärast sissetungi kohe kokku. Ja see töötas mõnda aega. Sõjatööstuslik steroid voolas läbi Venemaa majanduse südame ja tõi kaasa tulemusi, mida keegi ei osanud oodata. Maailmapanga andmetel oli Venemaa sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasv 2023 aastal 4,1%. 2024 aastal oli SKP kasv veelgi suurem, 4,9%. Nagu oleks vaadatud sprinterit, kes lõpetab 100 meetri jooksu 9 sekundiga, jäi kogu maailm nõutult pead kratsima, mõeldes, kuidas kurat see võimalik oli. Venemaa SKP langes 2022 aastal, mil Putin alustas oma sõda, 1,4%. Nii et kuidas on võimalik, et see mitte ainult ei kasva, vaid kasvab nii muljetavaldavalt juba aasta või 2 pärast? Putin teadis vastust, isegi kui ta peitis steroide täis süstla ära. Venemaal nähtav majanduslik vastupidavus oli pettus. Jah, üleminek sõjatööstuslikule kompleksile võib osa sellest seletada. Kuid nagu Euroopa juhtimisvõrgustik märgib, süstis Putin Vene süsteemi rohkelt raha. See ütleb, et ajavahemikul 2022-2024 rakendas Venemaa eelarvemeetmeid, mis olid võrdväärsed 10% riigi SKP-st, kõik selleks, et toetada sõjatööstuslikku kompleksi, tagada palgakasv ja hoida laenumahud kõrgel. See oli suitsukate illusioon. Aga siiski, vähemalt paar aastat tundus, et Venemaa majanduse süda tuksub hästi. Venemaa president oli õnnelik, et sai neid tulemusi kõigile näidata, kes vaid kuulata tahtsid. 2023 ja 2024 aasta majanduskasvu näitajad olid Putini vastus kõigile, kes arvasid, et lääne sanktsioonidest ja Ukraina pingutustest isegi koos piisab Venemaa majanduse põhjalaskmiseks. Kui SKT tõusis, kasvasid ka keskmised palgad ja isegi töötus langes. Venemaal näis kõik hästi minevat, kuid Putin tegi kriitilise vea. Steroidid, mida ta oli Venemaa majandusse pumbanud, ei kasutatud kunagi kuuridena. See oli lihtsalt pidev majanduse turgutamine aastaid järjest. Vene majanduse süda hakkas juba raskustesse sattuma, isegi kui 2025 aasta lõpuks näis see tugevam kui kunagi varem. Tuks, siis sirge joon. Venemaa tabas südameatakk ja Venemaa ei suuda kunagi taastuda seni, kuni Putini sõda kestab. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, see on sõjasaade ja me jagame pealkirjade taga olevaid lugusid. Kui sulle meeldib see, mida näed, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu ja klõpsa teavituste nupule, et näha rohkem meie põhjalikke ülevaateid Venemaa paljudest Ukraina sõja probleemidest. Kui 2025 kätte jõudis, uskus Putin, et viimaste aastate senine tavapärane asjade käik toimib edasi. Noel läheb sisse, pumpab sõjatööstuskompleksi raha täis ja tõmmatakse siis välja, kuni on jälle rohkem raha vaja. Aga mida Putin ei arvestanud, oli see, et tema kaitsetööstusel põhinev lahendus suurele majanduslikule väljakutsele ei saa igavesti kesta. Raha saaks otsa, samuti tööjõud, ja Venemaa SKP kukuks järsult. Ja just seda me nägimegi 2025 aastal. Maailmapank ütleb, et Venemaa majanduskasv langes vaid 1%-ni. See on küll endiselt kasv, kuid see kasvumäär tähendab vaba langust võrreldes 2 eelneva aastaga. 2026 aasta saab olema veelgi hullem. Venemaa praegused majandusministeeriumi prognoosid on alandatud aasta alguses oodatud 1,3% SKP kasvult, vaid 0,4% peale praegu. Jällegi langus. Kui see muster jätkub, satub Venemaa 2027 aastal majanduslangusesse. Seiskumisest plahvatuseni, Vene majanduse süda on läbi. See juhtubki siis, kui oma majandust kunstlikult üles pumbata, ja Venemaa tunneb selle mõju. Praegu on see majandus justkui puhastus tules, kusagil täieliku stagnatsiooni ja militariseerimise vahel, mille Putin Venemaale peale surus pärast Ukrainasse tungimist. Kas sa mäletad neid madalaid töötuse näitajaid, millest me rääkisime? Need näitavad pigem täielikku tööjõupuudust Venemaal kui tervet majandust, mis toimiks nii nagu peaks. Venemaa riiklik heaolufond on Putini sõja rahastamiseks kaotanud miljardeid dollareid ning suurem osa sellest, millele Venemaa oma föderaalseid vahendeid kulutab, on salastatud, sealhulgas 80% kaitse-eelarvest. Seega on raske näha, kuhu raha tegelikult läheb.
Putini suur viga oli luua majandus, kus sõjatööstuskompleks domineeris kõiges, lähtudes tema eeldusest, et Ukraina langeb piisavalt kiiresti ja toob kaasa miljardeid mineraalivarasid, mis võimaldaksid pärast sõja lõppu olukorra taas korda seada. Ukraina pole langenud ja Vene laev võtab tohutult vett sisse. Nagu varem videos rääkisime, on Venemaa kütusekriis laiemate majandusprobleemide sümptom, millega riik silmitsi seisab. Mida me sellega mõtleme? See taandub kõik inflatsioonile. Me mainisime, et Venemaa kütusehinnad mõjutavad riigi üldist inflatsiooni. Ja seda me näemegi. Isegi kui Venemaa püüab hindu madalal hoida, kehtestades naftafirmadele hinnapiiranguid, nullivad mitteametlike müükidega kaasnevad juurdehindlused need pingutused. Näiteks Sevastopolis, mis on Krimmi sadamalinn ja üks Ukraina kampaania tõttu Venemaa kütuse vastu kõige rohkem kannatanud linnu, tõusid tanklates hinnad 1 nädalaga 30%, teatab Moscow Times. See inflatsiooni näitaja on Venemaa jaoks probleem. Inflatsioon oli juba varem probleem. Hinnad kogu riigis tõusid ainuüksi 2026 aasta esimese 2 kuu jooksul 2,1%. Aga see on lapsemäng võrreldes 2024 aastal nähtud 10% inflatsiooni tasemega. Venemaa muretseb nüüd, et majanduse jahtumise, laialt leviva kütusekriisi ja inflatsiooni ohjeldamise meetmete ebaõnnestumise tõttu võib riik sattuda uude inflatsioonispiraali, kus hinnad tõusevad taas plahvatuslikult. Venemaa keskpank üritab juba reageerida. Viimased baasintressimäära kärped tõid Venemaa põhiintressimäära juunis vaid veerand punkti võrra alla, 14,25%-ni. See on juba nii kõrge, et see teeb laenamise keeruliseks ettevõtetele, kes vajavad hädasti raha, kuid Venemaa ei saa riskeerida määra palju rohkem langetada inflatsiooniprobleemide tõttu. Mõned väidavad, et Venemaa majandus on piisavalt jahtunud, et intressimäära kiiremini langetada, mis soodustaks laenamist. Aga see tüütu kütusekriis ei kao kuhugi ja põhimäära langetamise risk on see, et inflatsioon võib selle tulemusena taas tõusta. See on olukord, kus võitjaid pole. Ja on selge, et kõik, mida Vene majandusteadlased proovivad olukorra parandamiseks teha, on parimal juhul poolik lahendus. Enamik on ühel meelel lihtsas tõdemuses, et kogu selles, mida me praegu näeme, on süüdi Putini sõda Ukrainas. See on Putini poliitika, mis süstis Vene majandusse steroide ja lõi vale pildi. See on Putini süü, et süda ütles üles ja majandus kukkus kokku. Ja see on Putini süü, et praegu on Venemaal kütusekriis. Muidugi, ükski Venemaa tippmajandusteadlane ei ütle seda otse välja. Aga seda vihjatakse iga kord, kui nad ütlevad, et nad pooldavad vaenutegevuse lõpetamist. See on varjatud viis öelda, lõpeta oma hull sõda enne, kui sa vead Venemaa endaga kaasa, Putin. Kahjuks Putin ei taandu Ukrainast. Ta on viinud Venemaa finantskuristiku servale ja kavatseb selle sinna alla lükata, sest ta on Ukrainast nii kinnisidees, et ta ei näe isegi seda haigutavat kuristikku, mis talle vastu vaatab. Siin on reaalsus, millega Venemaa praegu silmitsi seisab. See plahvatuslik riiklik rahastamine, mis andis vale mulje, et Venemaa majandusel läheb 2023 ja 2024 aastal hästi, ei eksisteeri enam. Nafta- ja gaasitulud on järsult langenud, osaliselt lääne sanktsioonide tõttu ja osaliselt seetõttu, et Ukraina rünnakud on purustanud rafineerimistehaseid, terminale ja ladusid. Mais langes Venemaa naftatoodang 6. kuud järjest. 2025 aastal langesid Venemaa föderaalse eelarve nafta- ja gaasitulud 24% võrra. Mida oleksime näinud midagi sarnast kogu 2026 aasta jooksul, kui poleks olnud operatsiooni Epic Fury ja Hormuzi väina sulgemist, mis andsid Venemaale ajutise hingetõmbeaja. Kuid nafta hinnad normaliseeruvad ja võivad aasta lõpuks taas langeda $60 barreli kohta, teatab oilprice.com. Nii et ootamatu tulu, mis Venemaad mõnda aega aitas, kaob juba. Kaitsetööstuse sektorid, kuhu Venemaa nii palju raha suunas, hakkavad nüüd raskustesse sattuma, sest tootmine on jõudnud tupikusse. Lihtsalt pole enam vaba võimsust, et midagi juurde ehitada. Tsiviiltööjõu äravool Venemaa tööjõuturult on veel üks probleem. See tööjõud kas suunati kaitsetööstusse või saadeti Ukrainasse surema. Ning see tähendab, et sõjatööstuskompleksist väljaspool olevatel ettevõtetel napib andekaid inimesi, ajal, mil nad peavad endiselt toime tulema väga kõrgete intressimääradega. Ükski Venemaa majandussektor, mis pole otseselt sõjaga seotud, ei taastu. Ning need, mis on seotud, töötavad juba maksimumvõimsusel ega saa enam kasvada. Ja samal ajal kuivab riigi raha, mis toimis Venemaa majanduse steroidina, jätkuvalt kokku. Venemaa SKT kahanes. 2026 aasta esimeses kvartalis, kuna riigieelarve puudujääk kasvab jätkuvalt kontrollimatult. The Hill teatab, et inflatsioon on taas tõusuteel, kinnitades nende hirme, kes kardavad baasintressimäärade langetamist ning näidates Venemaa kütusekriisi mõju. Ja Ukraina ei kavatse peatuda. Neil ei saa otsa keskmaa- ja kaugründedroonid, mis teevad Venemaa kütusetööstusele nii palju kahju, halvavad Putini sõjamasinat
ning hävitavad nii palju kallist sõjatehnikat, mida isegi Venemaa ülepaisutatud kaitsetööstus vaevu suudab asendada. Seda ei saa eitada ükski tähelepanelik inimene. Venemaad läbiv pahaloomuline vähk on Putin ja ainus ravi on ta välja lõigata. Muidugi üritab Venemaa endiselt teeselda, et olukord pole nii halb, kui paistab. 10. juuni artiklis teatas Moscow Times, et Venemaa rahandusministeerium väidab, et riigis pole eelarvekriisi, hoolimata sellest, et eelarve puudujääk kasvas 2026 aasta esimese 5 kuuga 83,5 miljardi dollarini. Rahandusministri asetäitja Irina Okladnikova väitis isegi, et eelarve täidetakse vastavalt ajakavale, mis paneb meid mõtlema, milline ajakava siis kehtis. Ilmselt pidi see ajakava ette nägema, et eelarve puudujääk ületab Venemaa seatud eesmärgi 60% võrra. Kuna nafta ja gaasitulu langes 2026 aasta esimese 5 kuuga 30%. Pole mõtet väita, et kõik on korras, kui Venemaa põleb. Aga selline lähenemine ongi Putini moodi. Lükkab probleemi edasi ja loodab, et Vene rahvas on valmis tema sõja nimel veel rohkem kannatama. Vene rahvas ei usu seda enam. Mitte, et Venemaal olekski eriti midagi müüa. 30. juuni artiklis teatas Fortune Gallupi küsitlusest, mis näitas, et 60% venelastest on oma majandusliku tuleviku suhtes pessimistlikud. Olukord on juba praegu halb ja see läheb ainult hullemaks. See number on ka 21% võrra suurem kui 39%, kes avaldasid sarnast pessimismi 2025 aastal. On selge, et on jõutud murdepunktini ja tavalised venelased on mõistnud, et Putini murtud lubadused ja majanduslikud läbikukkumised muudavad nende elu halvemaks. Muidugi on suur vahe sellel, kas midagi mõistetakse või astutakse aktiivselt üles läbikukkunud juhi vastu. Kuid see on algus. Ja Ukraina loodab, et see kõik viib kuhugi. Lõppude lõpuks on Putin liiga kinnisideeline, et peatuda. Või võib-olla täpsemalt öeldes teab Putin, et Ukraina sõja lõpetamine viisil, mis ei võimalda tal korrata väidetavat võitu, näiteks Donbassi langemist, oleks järjekordne murtud lubadus poole kümnendi jooksul, mis on neid täis olnud. Siiski on tekkinud võimalus veelgi rohkem palu tekitada. Veelgi rohkem sanktsioone, eriti neid, mis on suunatud Venemaa varilaevastiku laevadele ning riikidele, kes nii ostavad nendelt laevadelt kui ka tegutsevad vahendajatena sanktsioonide all olevate kaupade Venemaale toimetamisel, võiksid lüüa noa Venemaa majanduse steroididest paisunud südamesse. Kas need sanktsioonid tulevad? Ainult aeg näitab. Aga isegi ilma nende sanktsioonideta pole ravi Putini saamatu majanduspoliitika topeltannusele ja Ukraina hävitustööle selle nõrga vundamendi kallal, millele Venemaa majandus on rajatud. Langus on tulemas. Need, kes seisavad tundide pikkustes järjekordades bensiinijaamades, on esimesed, kes näevad selle languse toimumist. Lihtsalt ei ole võimalik taastuda majanduslikest probleemidest, mille Putin on Venemaale tekitanud, ja me oleme alles vaevu puudutanud neid paljusid probleeme, millega riik nüüd silmitsi seisab. Meil on teile veel palju näidata ja te näete seda kõike, kui vaatate meie videot, kus paljastame tõelise olukorra Venemaal, mis on nüüd raskustes. Ja kui teile see video meeldis, siis vajutage tellimisnuppu ja pange märguanne tööle, et ei jääks ilma meie edasistest analüüsidest selle kohutava olukorra kohta, kuhu Putini poliitika on Venemaa viinud. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!